Tere, me oleme Merilitten ja Hugo ja Noa praegu magab täna, siis räägime Malaisiast. Hurraa! 9. osa! On ju? Me oleme WC-s hetkel. Sest et Noa magab ja me ei taha teda sääda. Meie Malaisia siis, et see loogi tuleks väga morbiidne ja elus pettunud ja negatiivne, siis me üritame rääkida kõik lõbusad ja toredad seigad ära ning jätkame siis sinna vlogi lõppu oma üldise arvamuse, ma arvan. Alustame siis sellest, et me lendasime Palilt Kuala Lumpurisse. Singapurist. Ma küsisingi, kus ma alustasin. Ma tahtsin näha, mis sa arvad. Aga me tulime Singapurist Kuala Lumpurisse. Jaa, okei, pani nii. See on küll mugav teenus. Saab ka kotid ära virtuaalselt. Väga kiiresti läheb. Saad oma kotti virtuaalseks teha ja saadetakse meiliga sul uude sinna kohta, kuhu lendad. Ja ma just kiitsin, et nii hea kiire värk oli, aga kuna meil on Noah, siis meil on vaja mingit templit. Nii et me peame ikka ootama järjekorras. Eriti nõme. Ühest suurlinnast teisse suurlinna ühesõnaga. Ja ööbisime siis kellegi penthouse'is niimoodi, et ta oli oma penthouse'i magamistuppa ehitanud teise korruse. Ehk siis nagu see oli kunagi olnud penthouse tal. See oli praegu väga segane kirjeldus. Ühesõnaga 2-korruseline penthouse oli kunagi ja siis ta vaatas, et hea mõte oleks teine läbi 2 korruse osa ehitada kinni ja teha teisele korrusele eraldi toad. Seda seal saarelt kuuleks seda kalju, mis siia oligi. Ühesõnaga meil oli toas niimoodi, et pool põrandat oli normaalne ja siis kui sa läksid sinna kus kunagi ei olnud põrandat, siis see niimoodi kajas ja vajus natuke. See on nagu põrand, mis on mingi betoonist, vaid see on nagu kerge põrand, et sa tundsid, et seal all on tühjus tegelikult. Ja põrand oli selle suure akna keskel ka, et sa nägid, et see ei ole mõeldud sinna. Et see oli nagu väga leidlik lahendus, väga tark inimene ja väga nagu geniaalselt mõelnud, et meie tüüp inimene. Et kuidas saaks Airbnb oma kodus rakendada. Aga see naljakas, et ta oli ka vannitoetaks ise ehitanud ja vesi näiteks ei läinud sealt alla. Vesi ei läinud nagu ära, vaid see oli konstantselt vannitoa põrand ujus lihtsalt, et oleks võinud ehitajad kasutada või siis ei teagi, mis selle taha. Või siis seal kasutati ehitajate Malaisia ehituskvaliteet lihtsalt on süüke. Jaa, nii. Aga ühesõnaga me siis Kuala Lumpuris käisime Batu Cave'is, mis on siis kuulus tempel. Ma tegelikult ei tea, mis usuga see on koos. See igatahes selle moslemi usuga oma pole, see on pigem hinduismi või India oma. Ühesõnaga seal templis väga nagu midagi uut meie jaoks templi koha otsa, sest templi mõttes ei olnud, sest ta oli koopas tempel, see koopas templit me taist tegime. Egi see, et seda uut nagu ei olnud. Seal oli tore trepiast, mis oli ära värvitud ja siuke, aga käidud, nähtud. Instagramis oleme jälle ka näinud, seda on tundnud mega vinge koht, läksime kohale. Tehtud, aga midagi nagu sellist maailma mingid vaudsed on. Sellepärast Kuala Lumpurisse päris minna nagu ei tasu. Ja teine koht, kus me siis otseselt Kuala Lumpuris käisime, oli siis see, et tehtud mind auversid on ju. Vaatasime jälle nad ära. Tehtud, nähtud. Midagi jälle sellist hullult nagu vinget seal polnud, mida ma olen päris elus näinud. Siis Singapuris me nägime ka palju kõrgeid maju, et nagu aga Kuala Lumpur oli nagu sellise giga ehitisi täis, kus on mingi mega suured kortermajad lihtsalt, kus elab mingi, ma ei tea, 1000 inimesi. Jah, seda küll. Aga meie korteri juurde nii palju veel, et seal oli bassein suht suur, mis oli suht okei. Aga ta oli 6. korrusel ja seal mega tuul puhus seal. Ta oli kõrge nagu tuul oli selline. Viimastel päevadel oli kinni ka. Aga jõusaal oli mänguväljak oli nii, et oli nagu teha küll midagi. Ja kuna me ööboksis 15 €, siis see nagu ideaalne. Kas sul tuleb midagi meelde, sest Kuala Lumpurin ennast tahaksid sa midagi öelda? No. Käisime seal templis, seal nägime ahve näiteks. Okay. Ja veel siis seal me
läksime siis mulle uusi pükse ostma ja siis sinna Ikeasse läksime. Mart Ikeas käik oli meie reisi tipphetk. Tuletasime natuke kodumeelde ja seda Eurotripi. Käisime Decathlonis oma riideid upgrade imas ja Ikeas söömas. Aga Ikeas me sõime, mina sõin vist kõige paremat nagu toitu, mis me reisis sõime. Issi võeti mulle šokolaadipiima. Aga seal oli mingi kana, mingi magushapu. Kanatiivad mingi seaskasmus. See oli väga hea ja teine aga see oli terav kasta peal. Need vegepallid olid kinoaga ja seal oli kõrval see Kreeka jogurt ja see oli geniaalne kooslus. See oli mega hea. No ühesõnaga, see oli väga hea toit seal. Tegelikult oli Euroopas oli sama see. Ei olnud seal seda, ka seda Kreeka jogurtit. See oli hapukorega oli. Teevad põhimõtteliselt sama. Aga siin see kooslus oli palju olemas, aga Malaisia twistiga ja see oli nagu ülihea. Ta oli lihtsalt koduse maitsega, ma arvan. Ma ei tea võib-olla tõesti. No räägi. Siis sealt Ikeast läksime, jalutasime poodides veel ringi ja siis läksime ühte teise poodi veel, kus vaatasime ringi noahi laati selline see riidepuu. Lendasime edasi siis Langavile, mis on siis väike saareke, sinna lendab mingi tund aega või? Ja ööbisime siis seal lennujaama lähedal. Enne me käisime ühtede tornide juures. Rääksime Mis piirkond see oli? Senang või? Pantai Senang. Ma tahan rääkida sellest Kotka kohast. Sa võid rääkida kõigepealt sellest tulekahjust, mis seal oli. Ja me käisime veel, nägime ühte tulekahjut. Mis seal juhtus? Et üks väike maja läks põlema ja poim ka tuletõrjed tulid ka veel sinna veel. Nägime tuletõrjegi appi ära veelgi ja siis veel läksime siis edasi. Ja siis sealt läksime sööma. Jõudsime sinna tulekahjus just siis, kui see põhimõtteliselt oli põlema läinud, kui oli alles tossu ja peagi... Me nägime tossu ja siis tahtsime minna uurima, mis seal toimub. Ja siis see maja või hütt seal järjest põles ja põles ja põles, kuni oli päris suur tulekahju juba. Läksid juba tulekahjust või? No, puukodats räägime. Okei. Langavil oli ka esimene koht, kus me nägime meritähti. No, krooksutas. Ma tahtsin sellest rääkida, kus oli, nägime seda dinosaurussi. Sealt kohast on ka minu rääkida sellest. Aga meretähtedest tahad ka midagi öelda või? Ma nägin esimest korda elus meretähe ära. Neil oli nagu sellised kuldsed asjad liikusid, et nad olid elus nagu. Ja siis me käisimegi seal selles Skybridge'is. Mina räägin siis sellest. Me siis sõitsime taksoga sinna. Tahtsime minna ühe suure silla peale mäe otsas. Me pääsime väikse sõidukiga sõitma. Ja siis me sõitsimegi selle sõidukiga üles. Oli hirmus ka või? Ja me nägime esimest korda elus Kotkataro. Ja meil seal cable caris. Ja siis veel me jõudsime üles, vaatasime vaadet. Ja kotkad lennasid seal ümber, et ei pea Langavil siis eraldi mingi kotka ekskursioonil minema, et minna sõida selle cable cabiga ja näeb need kotkad ära küll. Ja siis saime edasi minna. Käisime ühes metsas, sõitsime edasi sellega. Sõidukiga üles, siis vaatasime ülevaadet, siis peasime uuesti maksma selle silla eest. See on väga detailne ütled, täpselt, et cable cabi eest maksab ühe pileti. Käisime korra seal ühes kohas, korra käisime ahimetsas. Ja oota, ühesõnaga, kui see kokku võtta, siis sõidad Skycabiga üles, selle eest maksad ühe pileti
kus sees on ka mingi lisasid? Räägime sellest pärast. Alguses sõidad sellega ülesse, siis sa käid seal ringi, siis seal on see Skybridge, millele sa maksad eraldi pileti. Kas see on vähe? Ja kui sa alla tuled, siis sa saad minna 3D muuseumisse ja dinosauruste 3D muuseumisse nagu asjad olid päris, aga nad nagu ise liikusid, aga esimene asi oli üks ring, mis nagu liikus. Siis me saime erinevates nendes kohtades käia, neid pilte vaadates haikala kohal. See oli ka maar. Ja kilpkonn. Siis läksime kõndime seal korrased ringi ja kui lõpp tuli, siis natuke sõime lõunat. Ja siis läksime veel ühte kohta. Siis läksime dinosauruste kohta, mis on mega äge oli. Seal dinosaurus lõpu pool hakkas nagu meid tahtma ära süüa meie auto. Meil auto sõitis ise. Siis see oli 6D kino siis. Ja ühe asja mul tuli meelde veel Kuala Lumpurist, mis on päris oluline, on see, et Noah hakkas kõndima seal. Kohe, kui me Kuala Lumpurisse jõudsime, taksos jäi magama, jõudsime oma korterisse, ärkas üles ja hakkas kõndima. See oli jah täpselt niimoodi. Ta lihtsalt ärkas üles ja hakkas kõndima. Ta minna praegu juba kõndimagi. Ja seisma. Ja, aga tuleme nüüd tagasi sinna sellesse, ma ei tea, kuidas nimetada, Langavile sinna Skyparki nii-öelda. Siis Skyparkist läksime ära juba. Ja, räägime see kokku, kas selles mõttes, et tegelikult see on selle saare üks kõige huvitavam atraktsioon. Ja me läksime vastu kotka kujud järgmises ööpilkorda vaatama. See on tegelikult mingi suht kallis, see pilet on mingi 50-60 euri meil pere peale. Aga kes seal saarel midagi muud väga nagu teha ei ole. Ja liikusime siis Kauai piirkonda, palun räägime kotkast. Ja siis me läksime, vaatasime ühte suurt kotka kuju. Me nägime enne 2 suurt moraani, mis üks oli nagu seina peal, siis nägime, et seal Kauai linnas me nägime üldse väga palju loomi. Mingid suurt kollase nokaga lindu ööbimiskohas, kui vahepeal emme nägi ja me nägime isiga nagu neid oranži, peepineid, ahve ja ema-isad olid, üks oli pruun ja teised olid veel mustad, kes sõid lehti. Ja ühesõnaga me nägime siis nagu teistsuguseid ahve. Nüüd siin aas on hästi palju see üks liik ahve, ma ei tea, mis ahviliik see on, aga me nägime lehti ahve, kelle beebid on siis kuld-oranžid. Nad elasid meil siis meie rõdult vaadatuna meie maja taga džunglis seal. Ja seal oli ka siis tõesti must lind kollase nokaga, kellel 2 nokka nagu äge lind. Me nägime veel sisalikke või varaane või mida kuidas neid tegelikult nimetatakse. Ma arvan, et hiidsisalikud. Need olid suht meetrised sisalikud. Need olid suht suured. Väga ägedad tüübid. Mis loomi veel nägime? Mingid oravad või mingid huvitavad oravamoodi asja. Oravamoodi asja. Lihtsalt kollaseid neid linde nägime väikseid. Ja ühesõnaga loodust me nägime päris palju seal Kauai just. Kuidas Malaisias mahla müüakse? Saad kilekotitäie vedelikku. Oskad? No Langavil me käisime ööturgudel 2 korda, mis olid meie lemmikkohad jälle, kus saab väga odava raha eest väga palju süüa. Ööturul, kui saime kõhu täis, siis saime naabri sünnipäev oli viimane väike minisünnipäev, siis ma sain šokolaadikooki ja meil söötsid väikseid mingisi erinevaid ringi kooke. Maiustasi või? Ühesõnaga, me sõime nii palju, kui me vähegi tahtsime ja mahtus. Meil läks mingi 12 euri vist. Seal sees oli mingi metsik kogus kana, juua, smuutisid, mingi kooki, magustuntu, puuvilja.
no kõik ühesõnaga, aga ööturgudel on siis, ööturud seal Langavil on siis sellised, on iga päev erinevas kohas, selle jaoks on mingi netilehekülg, kus sa leiad üles selle info, kus ta parasjagu, mis päeval on. Google Mapsis on ka kirjas, kus nad on. Jah, et meil vedas, et me olime 2 ööbimis kohas ja mõlemal korral siis seal kõrgelt oli, et me ei pidanud selleks kuhugi eraldi nagu sõitma hakkama. Aga iga päev on, erinevatel päevadel on samad pakkujad, need vahetele, kus sa lähed, et sama aga lihtsalt, et sul ei ole seda nagu iga õhtu nagu Tais on, kui sa leiad night marketi või niimoodi. Et see oli veits kurb, aga et me ei saanud koegi, et me saime ainult 2 korda seda seal. Meile meeldivad ööturud. Ja kui Langavi nagu kokku võtta, siis Meril ütles hästi, et nagu Paidesse oleks tulnud. Ikka nagu halvas mõttes retro koht, kus on nagu kunagi nagu tundub, et on olnud mingi elu, aga nüüd on nagu siuke välja surnud. Inimesi ei ole ja asjad on maha jäetud ja... Ta on nagu vana, ta on nagu retro vana, ta ei ole antiikne, vaid ta on siuke nagu retro, nagu ma ei tea, siuke nagu, ja see on nagu oma nagu näotu. Mitte heas mõttes vana siis. Jah, ühesõnaga, ma arvan, me võtame üldiselt kokku selle Malaisia pärast poole seal lõpus. Me räägime Langavist praegu, siis ta oli siuke nagu... Tegelikult kogu Malaisia siuke. Opa. No see on see lastega filmine. Nii, no võtab selle, kui joonistab edasi. Ei tule uuena. Aga siis Langavilt me lendasime Penangi, kus me siis veetsime 2 ööd. Ja plaan oli siis 1 päev avastada linna ja niimoodi, aga kuna ma jäin haigeks, siis me veetsime seal terve päeva korteris. No tegelikult me käisime 1 õhtu ööturgu otsimas, mida me ei leidnud, aga me leidsime smuutipoolid ja olime õnnelikud, et üle nädala saame normaalset toitu süüast, et Malaisias nagu mingit tervislikku toitu eriti ei ole. Kõik on siuke... Aga, ja siis me teine õhtu käisime Avatari pargis. Aga see oli siuke, ma ei tea, mõttetud selles mõttes. Seal on põhimõtteliselt mingi Hiina tempel ja siis need templi tüübid on sinna taha parki pannud mingid LED tulesid täis, et inimesi nagu tõmmata sinna. Ikka siuke kunstlik huvitav asi. Jah, aga see on küsib, et kas ma soovitan sinna minna, siis väga nagu, ega seal mingi hullu elamust ei saanud. Ta oli nagu ilus, aga ma ei tea, on ägedamaid kohti. Nii, aga ja põhimõtteliselt me jäime haigeks ja üritasime ravida ennast ja mina jäin haigeks. Aga võtame siis kokku selle Malaisia. Meile see üldse ei meeldinud. Ma ei tea, kas see on sellepärast... See oli see lühikokkuvõte. Ma ei tea, kas see on sellepärast, et me oleme lihtsalt juba nii palju seda Aasiat näinud ja siin ringi käinud või siis see oligi lihtsalt nagu nii... Ma ei tea, ma ei saa öelda mõttetu, ei ole väga iseloomustav, aga selline nagu... Ta oli nagu kultuuritu, tal ei olnud seda oma nägu, seal ei olnud seda mingit energiat või seda oma mingit touchina. Ei, seal oli kultuur ja seal oli oma nägu, aga lihtsalt see kultuur ja oma nägu oli siuke, mis ei meeldinud meile. Seal on see usk on, mis tekitab siuke nagu... Siukse ebameeldiva nagu tunde, et kas sa oled nagu korralikult riides. Ja naiste mõttes küll näiteks, ma tundsin ennast kohe eriti küll, kas ma olen liiga väljas. Hugo, võta tuure maha, ma ei saa filmida niimoodi. Läksime esimene päev kohe toidupoodi, sul sisenedes tõmmatakse nipukatega kotilukud kinni, pärast kontrollitakse üle, et sul on nagu siuke inimestesse suhtutakse nagu kurjategijatesse. Lennujaamas inimesed trügivad, ma ei tea üldse nagu kuidagi... Auto, ma oleks mitu korda autole jäänud, kuigi meil roheline tuli näiteks ülekäigu rajal, mingid siuksed asjad, et... See on nagu inimesel ei ole olemas seal. See oli hästi ebameeldiv nagu. Ja toit siis näiteks, eks ole, söövad seal ainult kohutavalt kana, ma ütleks, et taimetoitlusel on seal väga raske. Sest et lihtsalt ei müüda selliseid nagu häid roogi. Ei saa öelda, et see on nagu söök nagu halb oleks olnud, aga kuidagi ei istunud. Parim toit, mis me saime, oli Ikeas
see nagu, ma ei Aru tea, küll. Aga no okei, võib-olla... ööturud olid ka nagu... No, aga kõik toit on hästi fritüüritud, hästi nagu see suke ebatervislik. Kuulge, Malaisia toidud on maitselt väga head, aga nad on üpriski ebatervislikud, väga õlised, pigem siuksed valmistoidud, väga kanased. Taimetoitlust on väga raske harrastada Malaisias. Värskeid asju ja mingeid selliseid asju nagu... Need on nii keeruline leida normaalselt kuskilt, ütleme nii. Ja kõik söögid, mis ma sõime, olid nagu väga hea maitsega, aga tulles just Balilt, kus on nagu hullult värske kõik, siis seal see oli kohutav. Sõime KFC-d ja pizzat päris palju. Mis täna toimub? Magurtoite jäätis kõigest enne soolast söömiseks. Parim päev ever või? Ja kõigil üks. Kõigil on üks jäätis, ei peagi jagama. Ja sissi muutus heldeks. Restoranist ostes sa saad täpselt samasugust kräppi, et siis nagu ei ole vahet juba. Ja, sest et varungides olid ka, need toidud olid nagu, neil polnud nagu oma siukesed rahvusroogi, need olid sarnased nagu näiteks oligi nasikampur, nagu, mis on nagu palileine, aga sa nägid, et see ei on nagu see, mida sa olid söönud palil, et see ei on nagu see värske asi, see oli lihtsalt mingi praetud, mingi miks on ja. Et kuidagi, jah, see toidukultuur seal on nagu väga veider. Maitsid olid tõesti head. Meie parimad asjad olid Ikeas, need kanatiivad. Ööturud olid meie lemmikud, kus oli väga hea toit. Aga see ei olnud ka tervislik, ta oli ikkagi fritüüritud, mis ma taimetoitlus, näiteks ma sõin seal mingi fritüüritud, mingi kapsas, mingi taignas võin, aga ta ei ole tervislik. Ei olegi. Ja smuutid olid näiteks kohutavad. Smuutid ei olnud värsked, oli lihtsalt... Pulbrist ja suhkrust tehtud, mis oli väga kohutav. Nii et see mõttes toitumine oli seal küll täiesti nagu allapool arvestust. Aga maitsid olid jälle head, ütleme nii, et nagu maitse oli hea, aga see lihtsalt see ei olnud üldse tervislik. Siis Malaisia nagu oma olemuselt on kunagi, on tal vist olnud hiilgaev, ma ei tea, see mingi 40 aastat tagasi, ma arvan, kui ta oli populaarne, mulle tundub. No tundub, jah. Eril ütles, et me tulime Paidesse, see on päris hea nagu võrdlus minu arust, sest et kõik asjad on nagu vanad ja osalesid on maha jäetud, mingi park, mis tehti 96, tõenäoliselt peale seda jälle kordagi keegi seal nagu midagi uuendanud. Kui sa vaatad Tallinna tänavapildis ringi, seal on ka meil siuksed retrokaid maju, mis on sellel mingil ajastul ehitatud, aga seal kõrval on näiteks ka see antiikne maja, aga näiteks seal Malaisias polnud seda antiiki seal polnud ja aga seal oli kõik siuke ühtlane retro ja seal polnud ka seda uut, et Tallinnas on näiteks ka uued hooned tekkinud. Seal oli uut, aga see kuidagi nägi nagu siuke... No see oli ka vana nägi välja, no seal ei olnud nagu siukest nagu uut nagu, ma ei tea. Ühesõnaga, see oli siuke nagu vana ja kui me võtame ka turistid, kes seal olid, siis see oli esimene riik, kus me nägime vanu inimesi ehk siis heledanähalisi, ma ei tea nüüd, kas Ameerikast, Euroopast, kus iganes heledanähalised pensionärid, mis oli nagu huvitav, võib-olla kuski mujal Aasia riikides näinud nagu pensionäre väga. Tais oli ka ikka midagi. No jaa, aga mitte väga, aga see oli koht, kus oli reaalselt neid nagu oli mega palju, et see oli huvitav. Ma tean, et Kilisaarest me unustasime seda rääkida, et Kilisaarel me nägime vist kõige rohkem eestlasi üldse, kus me eestlasi oleme näinud. Seal oli nii palju eestlasi, et see oli nagu väga naljakas. Ma arvan, et terves Kilisaarest nägime seal, ma arvan, 20 eestlast vähemalt. Neid oli mega palju, ma ei tea nalja, see oli väga kummaline. Aga miks meile Malaisia nagu siis nagu ei meeldinudki, ma ei tea, seal lihtsalt ei tekkinud seda mingit tunnet. Võib-olla kui ma oleksime otse Eestist lennanud Malaisiasse, võib-olla siis oleks meil teistsugune tunne. Aga ma ei tea. Ma ei usu seal, see usk ja kõik see teema, et see nagu ei fiti meil üldse. Võib-olla jah, see hirmutab nagu ka veidi ära. See nagu ei olnud ühtegi asja, mis mul tegelikult meeldinud oleks. Päris ausalt. Langkaavil oli ilus nagu loodus, aga kuna see oli siuke vana. Kui sa jääd linnas ja sul on rand seal suur ja siis seal rannas on suur silt, et ujuda ei või, siis tegib nagu küsimus, et mis asja nagu. See oli küll väga huvitav. Tõesti, see oli huvitav, et ei võinud ujuda. See oli siis selle geopargi, UNESCO kaitse all geopargi ala, vähemalt Lankaavist üldse on selle alla kuulub. Ja siis oli võinud rannas ujuda. Ma ei tea, jah.
ühesõnaga, kui võtta kokku, siis me ei soovita minna Malaisiasse, pigem minna Taisse või Balile jah. või Kambodžasse. jah, et Malaisia meile jah, mingit muljet nagu ei jätnud. Aga noh, inimesed ongi erinevad. Et lihtsalt tõesti see oli meil siuke. Me ootasime juba, et me saaksime väga Taisse tagasi, kus toit on hea ja siuke. Võt, aga jah, nüüd meil on jäänud viimased 2 nädalat. Selle me veedame koos minu parima sõbrannaga. Nii et näeme siis. Tšau! Laavist teed toida. Teed toida. Toida sinna.